Kui uurida tehisintellekti arenemise ajalugu, siis näeme, et esialgu teenis see sõjapidamist ja luuretegevust. Praegu kuuleme iga päev, kuidas kui me kohe täna või juba eile ei võta igas valdkonnas kasutusele tehisintellekti, jääme millestki maha, millestki ilma. Tervishoid, haridus, õigusemõistmine, sotsiaaltöö. Tehisintellekt koos massandmete kogumise ja analüüsiga võibki esmapilgul pakkuda odavamat, tõhusamat ja kiiremat riiki. Enamasti on see mulje aga petlik ning ainuüksi seepärast, et me oskame tehisintellekti kasutada. See on meile täna rahaliselt kättesaadav. See on justkui uuendusmeelsuse etalon, ei tähenda, et alati igas valdkonnas peab või isegi tohib. Riiki arendada me võime, aga igaühe põhiõigusi kaitsma me peame. Riigivõim peab tagama, et tehisintellekti kasutamine läbiks alati eelnevalt põhiseaduslikkuse analüüsi. Lisaks põhiseadusele ja inimõiguste kaitse konventsioonidele tuleb arvesse võtta ka tehisintellekti puudutavaid erinorme. Euroopa Liidu tehisintellekti määrust, Euroopa Nõukogu tehisintellekti raamkonventsiooni. Tehisintellekti kasutades peame kaitsma eraelu, inimeste isikuandmeid. Uuendusmeelsust ja ettevõtlust väärtustavast targas andmeühiskonnas elamine ei pea tähendama seda, et elame jälgimisühiskonnas. Põhiõiguste kaitse vaatest ei tähenda rohkem andmeid tingimata paremat elu. Põhiõiguste vaatest ei tohi koguda andmeid igaks juhuks. See, et riik kasutab tehisintellekti, peab olema igal inimesele teada. Ilma läbipaistvuseta pole usaldust, ilma usalduseta ei laeku maksud, pole kaitsetahet, hoolimist ega raskel ajal kokkuhoidmist. Tehisintellekti kahju inimeste, eelkõige laste ja noorte vaimsele tervisele on maailmas juba karmilt kogetud tagajärg. Tehisintellekti mõju keskkonnale, puhtale joogiveele, õhule on suurem, kui mõnikord tahetakse tunnistada. Tehisintellekti ja innovatsioon laiemalt ei tohi tõugata meid eemale sellest, milles oleme Eestis ammu kokku leppinud. Põhiõiguste kaitse on meie põhiseaduse ja seega ühiskonna ja riigi vastutus ja süda. Niisiis, kuidas olla innovaatiline nii, et inimeste põhiõigused oleks alati ja esmajoones kaitstud?